Tšau, tere tulemast vaatama Siili nädalaraportit number 9. On 9 Anja või? Oh, yes, 9. Yeah. Super, sain 1 nädala puhkust. Aitäh, Roman. Roman siin ukse taga kuskil siin keerkäikudes toodavad seal pommi. Ja see nädal puhkuseks oli väga hea. Soovitan kõigile juhtidele, kui te midagi teete, mis on keeruline uus ja sirutab, siis vahepeal võtke aeg maha. Mõelge. Siis saavad ideed tulla. Aga nüüd lähme asja juurde, mis see nädala raport siis meil teemaks on. Piilun siit ekraani pealt, näen, et meil on 3 teemat. Esimese teemana on trikk, mida Riiko õppis VMT-s, kui ta nädal aega oli VMT-s. Teise teemana räägime sellest Siili ühest kasulikust mõtte frameworkist, mis on aidanud meil execution'it saada paremale tasemele. Ja ma usun, et iga projekti tootja tahaks, et execution läheks paremaks, elluviimisvõime. Ja kolmandaks midagi tootmisest, ehk siis Mirko ja Jaak esitavad siis sellise väikse idee või teema, mis siis tuleb pommi juurde, mis aitab pommi teha veel kasulikumaks tootmise jaoks. Ja kõigest nüüd lähemalt. Esimest teemaks on midagi, mida Riiko õppis, kui ta käis Viljandi Metallis nädal aega. Ja annangi sõna siit Riikole. Tervist! Sellel nädalal näitan ma teile, kui lihtne on hallata faile meie POM tarkvaras. Oleme teinud juba omajagu demosid ja saanud sealt päris huvitavat tagasisidet. Aitäh teile sellest! Üks märksõna, mis on jäänud kõlama, on failide haldus. Isegi samas ettevõttes, samal positsioonil töötavad inimesed haldavad faile erinevates kohtades. Eile olid failid Dropboxis, vaatasin üle, ja praegu 0 files. Mina panin shared ja lasin maha. On kõik Google Drive'is ju. Oota, ma vaatan. Ei ole jah. Hendrik? No, mul on Mac, kuule. Ma panin iCloudi linki, panin Fleeti ju. Ma saatsin Facebookiga. Meil POM tarkvaras toimub see äärmiselt lihtsalt. Kohe näitan teile. Meil on projekt, mille failihaldur on täiesti tühi. Ja olen näitlikult võtnud siia ühed failid, mille ma lihtsalt lohistan siia tarkvarasse. Tarkvara jaoks ei ole vahet, kas on tegu zip-failiga, DVG-ga või PDF-iga. Kõik failid loeb tarkvara üles. Siis kui failid on alla laetud, siis me saame neid lohistada vastavalt sinna kohta, kuhu on vaja. Ehk drag ja drop töötab meil ideaalselt. Toimib ka otsingumootor ja saame ka faile redigeerida vajadusel. Järgmisel korral räägin ma teile, kuidas toimub allhankeprotsess. Kui lihtsalt me saame võtta kõik dokumendid kokku ja saata need allhankesse. Aga sellest juba järgmisel nädalal. Seniks kõik head. Teise teemana jagame kasulikku nippi, kuidas teha keerulisi asju lihtsamaks võtta osadeks. Näiteks hea näide kasvõi on siinsamas. See on nädala raporti tootmisplaan, mis muidugi tänaseks on kolinud juba arvutisse, aga sellest kõigest lähemalt mõni teine kord. Aga esiteks räägime siis sellest, kust näiteks sellest tööriistast on meile kasu olnud ja täpsemalt räägib Karolin. Aitäh, Maido! Ja tere ka minu poolt! Mind nägid see tänased viimati nädala raportis number 5, kus ma puhtjuhuslikult astusin Maido ja Angelika filmivõtetele. Aga täna tahaksin ma sulle tutvustada sellist võimast tööriista nagu Situational Awareness, mis tegelikult aitas meil Green ICT toetusmeetmest saada positiivse rahastusotsuse. Ma mäletan, kui Maido tuli minu juurde jutuga, et Green ICT projekti me peame ära tegema ja sealt positiivse rahastusotsuse saama. Teadmata hüppasin ma pea ees tundmatusse, mõtlemata sellele, mida ma pean tegema, kuidas tegema ja millist abi ma vajan. Ja tegelikult jõudsime lõpuks välja olukorda, kus me isegi ei teadnud, mis mind eesmärgi saavutamisel tagasi hoiab. Ja sellest olukorrast päästis mind Situational Awarenessi kasutamine. Kuidas me seda oma igapäevatöös kasutame?
räägib Maido lähemalt. Seega, tagasi sõnajärg sulle, Maido. Vaatame, mis see situational awareness siis on ja selle jaoks meil on loomulikult tahvel, et seletada mõtteraamistik. Räägime siis täna sellest, mis on soov. Ja meie mõistes tähendab see situational awareness. Ja nagu Caroline rääkis, on see tegelikult lihtne raamistik, kuidas enne tegevust luua teadlikkus, mis ootab mind sellel teekonnal ees. Näiteks, kui mina olen siin ja mulle tuleb mingisugune digi, ütleb mulle mingisuguse eesmärgi, näiteks digitaliseerimine tootmises, siis tegelikult oleks väga lihtne kohe hakata, hakkame pihta, teeme kohe action'it, hakkame kohe tegutsema seal. Põhimõtteliselt see sõltub nüüd DRM-ist ehk siis eelnevatest kogemustest, kui head kogemused selle tegevusega eelnevalt on olnud, et teada, mis on selle nii-öelda siis outcome. Et kas outcome on siis see, outcome on see või outcome on see. Selleks, et iga kord jõuda just sellise tulemuseni, oleks vaja ennem kui pihta hakata, tekitada situational awareness. Sisuliselt tegu on plaaniga. Tegelikkuses on plaanimine üks väga keerukas töö. Plaanimise tegevus tähendab tegelikult seda, et meil on siis awareness, ehk me siis saame aru, mis kõik on vaja teha ja mis on tehtud ja teiselt poolt läheb meil aeg. Ja nüüd selleks, et tulemuseni jõuda, läheb mingi kogus teadlikkust on vaja ja oskusi, et saada siis see soovitud eesmärk. Aga mis on kõige suurem challenge, on see, et teekond selle eesmärgini ei pruugi olla selline. Nüüd selleks, et saada aru, et mis see teekond siin sees on, tuleks ehitada see teekond astmeteks. Ja tihtilugu need astmed ei ole mitte sellised astmed, vaid see teekond selle eesmärgini peaks tegelikult olema selline. Ehk siis järsult kasvav siinpool. Ja nüüd need sammud vastavad sellele valitud, et see kasv siin sees oleks piisav, et saavutada soovitud tulemused. Selle juures väljakutse, mis tekib, on see, et osad lõigud siin ei ole tegelikult teada. Selleks, et sihukest treppi vaadata siin, oleks vaja ennem ühte mõttemudelit, mis on ennem seda. Kindlasti on oluline DRM, et teada nagu eelnevaid kogemusi, aga kuidas seda DRM-i siis nii-öelda järgmisesse raamistikku panna, on siis tegelikult mudel, kus on 2 telge. Esimesel pool on siis understanding ja teise telje peal on awareness, ehk siis teadlikkus sellest. Ja nüüd see jaguneb 4 kvadrandiks. Selline lihtne 4 kvadrant annab sulle sellise arusaamise, et see tegevus esiteks tõmmata siis sellisteks arusaadavateks milestone'ideks, et kuidas sa liigud eesmärgi poole. Sellepärast me alati ütlemegi, et level 1 on see, level 2, level 3, level 4, level 5 on see, mis annab sulle selle, et sa ei pea muretsema nende levelite pärast, kui sa tegelikult ei ole veel saavutanud esimest levelit. Tase 1 on vaja saavutada. Ja sellepärast on oluline, et see suur eesmärk on tõmmatud väiksemateks tükkideks. Nüüd teine challenge, mis siis tuleb siin sisse, on see, et sa tegelikult peaksid jagama siis need etapid, mis sul on, siis selle frameworki järgi. Ja see framework siis on see, et ühel pool on awareness, teisel pool on understanding, mille vastu seda hinnata. Ja üks on see, et sa tead, kuidas seda teha, no question, tean see asi, mul on awareness selles osas, et ma tean seda ja mul on nagu arusaamine, kuidas seda teha. Siis on unknown clone, need on sinu skillid, mida sa tead, et sul on, aga sa isegi ei ole teadlik sellest, et sul need on. Sa ei ole seda endale teadvustanud, sa lihtsalt teed. Automatiks, õpitud skillid ja everything is okay because understanding is high. Ja need ei tekita, need 2 kvadranti ei tekita sul mingi probleemi. Kui sul on seal ainult tegevused, mis tegelikult lähevad nende 2 kvadrandi vastu, siis tõenäoliselt sa jõuad tulemuseni, mis on sulle rõõmustav.
aga kui selle sees on tegevused known, unknown, näiteks digitaliseerimine, kes aitaks mul seda digitaliseerimist ellu viia ja annaks mulle seda teadmist ja kust alustada, siis see on known, unknown, sest sa tead seda probleemi, sa suudad seda artikuleerida ja sa suudad öelda, et siin on üks klots, mida ma ei tea ja mis takistab mul liikumiskiirust ja mis tõenäoliselt teeb minu planeerimise selles osas, kui kiiresti see läheb, keeruliseks. Ja kõige rajub asi on unknown, ehk siis asjad, mida ma ei tea, ma lihtsalt ei saa teada. Ja see juhtub väga tihti siis nii-öelda sellises protsessis, milles on siis low DRM, sul on seal sees järelikult asjad, mida sa ei tea ja need tulevad down the line. Ja need on need asjad, mis suruvad tegelikult tähtaegasid pikemaks, need on need asjad, mis tegelikult tekitavad faili, et ei saa edasi minna ja need on need asjad, mille jaoks on mõistlik kaasata inimesi enda kõrvale, kes on been there, done that, ehk siis meie mõistes me räägime advisoritest kogu aeg nii-öelda. Need inimesed on need, kes on seda kogenud, need suudavad meile anda know-how'd selles osas, because neil on see teadmine siin või siin kvadrandis ja nad suudavad meile öelda, mida me peaksime tegema siin. Ja see on ka see põhjus, miks on hea, kui sul on digitaliseerimises partner, kes aitab sind selle teekonna suunas. Ja lõpuks, miks situational awareness on hea, see annab sulle arusaamine, mida sa tead, mida sa ei tea ja mida sa pead teada saama. Ja see aitab sul liikuda ja mõõta seda, kuidas sa liigud oma eesmärgi poole. Seega, esimene soovitus on see, et level 1 ei ole mitte tegevused, vaid level 1 on alati koostada korralik. Eks ikka selleks, et saaksid liikuda eesmärgi poole ja saavutada oma soovi. Kolmas teema on midagi siukest, mis on pommi jälle juurde toodetud ja tehtud ja seekord esitame teemat teistmoodi ja alustame kõigepealt probleemi kirjeldusest. Jaak annab teile probleemi kirjelduse, et mis probleemi me sellega lahendame ja Mirko räägib teile, kuidas nad siis pommis arendasid midagi juurde, mis selle probleemile lahenduseks on. Aga mis mina siin ikka räägin, anname sõna Jaagule. Tervist! Täna räägime filtreerimisest. Mina olen Jaak, pommi juurde. Kui me oleme sisestanud kogu pommi meie programmi ja ütleme, et see pomm on päris suur meil olnud ja see kogu see struktuuri ülesehitamine on võtnud aega nagu mitmeid päevasid seal, et kogu see suur mingi ehitusprojekt näiteks sisse saada ja oleme oma töö põhimõtteliselt lõpetanud ja tahaks veel kontrollida üle, et kas ma olen ikka kõik sisse pannud, mis ma tegelikult mõelnud olen. Selle jaoks on välja töötatud nüüd üks filtrisüsteem ja sellest juba räägib lähemalt Mirko. Tulenevalt vajadusest otsustasime luua lahenduse, mis annab kasutajale võimaluse luua erinevaid atribuutide filtreid. Näitena tooksin välja siis plasmalõikuse allhankija ning keevituse masina filtrid. Valime siit kombinatsioonist plasmalõikuse allhankija ning keevituse masina. Paneme rakendu uued veerud ning siia vaatesse tekkisidki nüüd meil 2 uut tulpa, kust me saame siis filtreerida, otsida ning valida selliseid ridu, nagu meil siin on. Ehk et otsime siit näiteks antud ettevõtet ning saame filtreerida välja siit sobilikud read või siis otsime antud masinat ja näitab meile ainult neid keevituse ridu, kus on meil peal selline masin. No nii, sellega ongi tänased nädalaraporti teemad läbi. Ära unusta jooksmist. Jooksmine on suurepärane enesearengu vahend, iseendaga toimetulek rasketes situatsioonides, nagu meil ikka töökeskkonnas tihtilugu juhtub, rasked situatsioonid. Ja sellepärast esiidlased kutsuvad ka sind jooksma, kui sa tahad teada, mis toimus. Siin täpsemalt saad vaadata, mis see küsimus on. Ja pane sinna sellele videole kommentaar sisse ja tule esiillastega jooksma ja saad enda esiili särgi loomulikult nimega ja saad joosta koos meiega. Ja järgmise nädalani, kus meil on juba 10